Ühed igavesed vaesed, kes pidevalt annetusi vajavad, on Eestis loomade varjupaigad. Siin pole ka midagi imelikku, sest omavalitsused maksavad ju vaid 2 nädala loomapidamiskulud. Edasi sõltub 4-jalgsete elu või surm juba annetajatest. Hiljuti jäi loomasõpradele silma üleöö tekkinud Vinni loomade varjupaiga kodulehekülg ja raha saamise soov internetis. Sellisest asutusest ega selle loojatest polnud keegi varem midagi kuulnud. No imelik oli kõigepealt see, et Eestisse luuakse uus varjupaik, millest ükski olemasolev varjupaik midagi kuulnud ei ole. Ja kui seda kodulehekülge hakkasime vaatama, siis selgus seal ka, et tähendab eraisiku arve, mille peale annetusi oodata. Vaatasin üle need fotod, mis olid varjupaigas olevate loomade kohta. Fotod tundusid tuttavad, leidsime sealt päris mitmeid loomi, kes on tegelikult kas Virumaa varjupaigas, Võru varjupaigast oli seal võetud loomi. Asjast anti teada Loomakaitseseltsile. Internetist nime järgi jälgi ajades jõudsid loomakaitsjad ühe poisi, Orkuti ja Reidi kontodeni. Meiliaadressi guugeldamine juhatas aga omakorda juba täiskasvanute suhtlusportaali, kus keegi kiirane mehike otsis suuseksi nautivat naisukest. Veel jäi silma, et sama meiliaadressiga on loodud teinegi kodulehekülg, mis pakkus toitlustusteenust Rakvere linnas. Asi tundus juba rohkem kui kahtlane. Avaldus politseisse pandi teele. Hoolimata kõigest meil veel raskusi, aga mis siin ikka vinguda. Kes aga varjub selle nime taga ja kas tõesti on tegemist alatu kelmiga, kes siiraid inimtundeid ära kasutab? Niinimetatud Vinni loomade varjupaiga kontaktnumbri omanikuga kohtub reporter Rakvere äärelinnas. Uskumatu, aga kohale ei tulnudki paadunud pätt, vaid hoopis koolilaps. Kuidas niisugune mõte tuli? Lihtsalt, et loomi aidata. Aga mismoodi te oleks neid aidanud siis? Nagu et süüa osta või nii. Millistele loomadele tahtsite süüa osta siis? Et nendele, kes on varjupaigas ja siis Vinnis on need sõbrad, kelle juures seal on need loomad. Ma alguses mõtlesime, et sellest ei tule nii suur asi, aga siis ma rääkisin emale ja siis ta nagu helistati nii. Aga mis ema ütles selle peale, et kui sa ütlesid talle, et ma tegin niisuguse virtuaalvarjupaiga? Ta läks nagu natuke närvi. Et kindlasti ei olnud mingit paadmõtet siin taga, jah? Ei olnud. SMS-i laenajate taktis Eesti majandusel rohkib üksirihma pingutame, kokkuhoid on jälle... Kalle juttu kinnitab ka tema onu Raul. Seda, et poiss vaatamata headele kavatsustele suure jamaga hakkama sai, ei eita temagi. Üldiselt ma võin öelda, et ta on väga loomaarmastaja inimene, et tassib neid väikseid loomakesi siia kogu aeg ja mulle tõi siin koera ja kass, kes kuskilt autost oli välja pisatud, et selle ta leidis kuskilt ja tõi meile siia. Võid ka sina nagu teie veendumusega ütelda, et õepoeg ei ole pätt ja kaabakas ja tahtis lihtsalt lüpsta, lollisid. Äkki mõni annetabki, mine tea? Ei, kindlasti mitte, keegi ei ole annetanud ja ma usun, et ega ei anneta edaspidi. Emaga pani sinna kohe kommentaari, et ärge annetage, et kuna see ei ole seaduslik ja ma usun, et eesmärk ei olnud inimestest raha välja petta, vaid tõesti loomi aidata. Pühakutel ja kelmidel olevat pea võimatu vahet teha. Sedasi viskab rahva suu nälja. Lõpliku selguse peab Vinni varjupaiga loosse tooma politsei uurimine. Loodetavasti 12-aastane Kalle ja tema onu siiski rääkisid tõtt. Olgu see lugu aga õpetuseks teistele, seega võiks iga lapsevanem enda võsukesele väikese internetiteemalise loengu pidada. Tänaseks on niinimetatud Vinni varjupaiga kui ka Rakveres toitlustamist pakkuvad kodulehed suletud. Kui keegi siiski jõudis annetuse teha, siis Kalle vanemad on lubanud raha tagastada. Need inimesed aga, kes plaanivad tulevikus mõne südantlõhestava koeralooga raha välja petma hakata, peavad arvestama sellega, et see ei pruugi õnnestuda. Arvestama peaksid nad kõigepealt sellega, et Eestis on toimiv varjupaikade ühendus. Varjupaigad teevad omavahel väga tihedalt
koostööd, isegi sel juhul, kui meil on mingites asjades erimeelsusi, võtame me üksteisega ühendust ja jälgime päris täpselt seda, mis toimub. Kui inimestel on kahtlusi, kas raha läheb õigesse kohta, võtke ühendust selle varjupaigaga, vaadake tema kodulehekülge. Üldiselt heategevusüritused on meie kodulehekülgedel ka kajastatud. Sa oled nagu niisugune hea luuletaja, et see oli ju päris hea töö, mis sa tegid ju tegelikult. Isegi mina jäin uskuma peaaegu. Ma ei tea. Karta on, et umbes 40. eluaastani pannakse sind koduaresti vist, jah? Huvitav küll, kui sa lapsed saad siis? Ma ei tea.